Ei joo, Lillis Siigula, kas ma hakkan niisama kellelegi näkku panema siis, kui põhjust ei ole? Ei, loogiliselt mitte, mingu perse. Koska, kuule, kas ma tegin seda lugu kirjutades ja nüüd seda esitades õieti? Jaa, vaata, ma ei taha siin mikrisse karda, aga te libud, on ju, vaata see mähe teema, Coca-Cola Plaza, pange põlema litsid. Olgu austatud need inimesed, kellele teen märkuse nüüd pisikese. Vaadake, kui mind polnud varem teie jaoks olemas, siis samuti nüüd hea meelega ei oleks ma. Nii kui räpiga tegelema hakkasin, kohe vanad tuttavad oma sõprust pakkusid. Kui te must nüüd tahate ja mu kõrvu oma idiootsusega tabate, võtke vabalt me, vabalt hakkame uuesti läbi saama. Kuid kui tahate, elage vähemasti kaasa. Tere kogu rahvas, paluks natuke tähelepanu. Ütleks, et nüüd hääl käheneb ja valu, mille on tekitanud üks debiilne tõprakari. Ei tähenda mulle sittagi nüüd lüüriline varing. Laskub kogu oma raskuses teile, kel see lugu suunatud. Teemasse laskudes pean ütlema, enda väljendusreab peab toimuma muudatus. Minu ja nende inimeste suhetes, ka suhtluses, mis vahet on, kas tagan ihunuhtluse või juhtub see, et luhtub te võimalus üldse minuga läbi käia. Viimane variant ei pruugi ju nii võimatuna näida. Kui need, kellest jutt käib, veel seda ei mõista, siis ma lausun, et ka teie aju mõikaks. Riimid on teist kala, ma ajan 4 silma paari. Tegelt üksalt maha ja pole vaja fanfaari mulle lasta, kuna ainult paska räägib te suu. Ja tänu sellele pole siin miskit muud kui ainult, et käige vittu! Loeme silmapaarid üle heti Karina, Grete ja Siiri. Siiri, sorry, et su sellesse jamasse viisin, kuid sellel viisil tekitasite kriisi. Praegul on ajas hetkelise friisi. Ma võtan oma 7 asjaga pagasi türa. Kas te istuks nüüd natukenegi vagusi ja võtaks lõpuks pähe, et kõik me vahel on läbi. Nähtavasti oli veel vähe, et tundsite häbi oma teguviisi pärast, kui üldse võtan teid sama väärtusetult kui jalakaldse. Ning tähtsust ei oma, kus olete või mida teete. Ma ütlen, et väärastunud mõtteviis pole veetev. See ei tee lahedaks, kui kannate kõrvarõngaid või need. Ja kuna ma hetkel tahaksin olla konkreetne, siis loo sõnum oleks, et te vaataks mind eemalt. Ma veenmalt ning eevalt seletan, et kuidas peletan teid kaugele oma looga ning teie hooga. Annan selle lüürika näol rooga, mille pärast väljas lülitada tahaksite. Ja arvake, mis saate, selle pahaks panete. Mitte ei arva, et see teile vastu karva lugu on kompliment. Soovin, et teil libudel oleks üks suur antidepressant ja et see teile kurku kinni jääks ning valge rant te silme eest läbi jookseks. Katkeks ühendus hapnikuga ning ma vaatleks, kuidas te oma roostes häältega appiga karjute. Pole viga, küll harjute, et mentaalselt minu jaoks olete te surnud. Palju halbu tundeid te pärast olen tundnud. Anti mulle 30 sekundit aega öelda, mis ma teist arvan. Paljud värdjad on mulle vastu karva tulle. Tuleks kasta paska Kas arvad, et kui mulle selja pöörad, palud andeks ja hoorad, oled sõber, kõlad rohkem nagu perse saanud põder, klikk ja minu suust kõlab sõna vitt, võta tikk ja pange ennast põlema, muidu saate kuli mõlemad. Arvad, et räpist on tulnud ego trip või olnud siit irv ruudus, fuck you, 3D mõõdus minu moto, ole rõõmus. Austatud need inimesed, kellele teen märkuse nüüd pisikese. Vaadake, kui mind polnud varem teie jaoks olemas, siis samuti nüüd hea meelega ei oleks ma. Nii kui räpiga tegelema hakkasin, kohe vanad tuttavad oma sõprust pakkusid. Kui te must nüüd tahate ja mu kõrvu oma idiootsusega tabate, võtke vabalt me, vabalt hakkame uuesti läbi saama. Kuid kui tahate, elage vähemasti kaasa.